KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar ja Ott. Jou! What up? Ma sain alles praegu aru, kui videost vaadates ma istun nagu kõrgemal teist kõigist praegu. Ma ei saa seda tooli alla pool lasta ka enam. Sa oled nagu Colin Coward, vaata, sa hostid ka praegu. ja ma olen laua taga, vaata. Ma suure lauaga. Ja, et su vaade on väga hea praegu, on ju laua taga, võtad sa seina vastu. Vaatan teisele poole niimoodi alla teie pool. Aga jah, ühesõnaga väike housekeeping enne seda kõike, et suvepäevad, 12. juuli, asukoht läheb veel lukku, aga andke meile märku, kui te tahate tulla ja kui paljudega te tulete ja kas te tulete ja 12. juuli ühesõnaga see on maismaal. Päris täpselt praegu öelda ei oska, aga jah, andke märku, et saare peale see aasta ei lähe. Ja siis jah, KVR3.ee, meie merch, kõik ennustusmängude Hall of Fame'id, Kallaste kirjanurgad, kõik asjad, mis teil vaja teada saada on, saame sealt kätte. Oti Eeriku ja Ülari siis GFL-i ja EFL-i osad, mis on väga toredad kuulamised, kui inimestel on küsimusi kaks kanget Euroopas või Euroopa liigades, siis saatke meile. Tegelikult, kui teil on üldiselt mingid NFL-i või mis iganes küsimusi, siis saatke neid ka, me saame suvel neid arutada. Kodulehel on kusjuures form isegi olemas, kui sa tahad sinna otsa kirjutada, siis läheb meile meili, nagu, et see on nagu lihtne, vaata. Ja muideks seoses nende GFL-i ja ILF-i järgmine episood on päris hea. Mul on nii palju lugus. Eelmine nädal mulle ei juhtud otseselt mitte midagi erilist, aga nii palju naljakaid asju juhtus ja Ott Eerikul oli väga suur mäng. Et sellest saame rääkida järgmine nädal täpsemalt, aga nii, et siis kuuled sellest siis järgmine nädal, vaata mis teaser, professionaalne. Seda peab välja lõikama nüüd. Nice. Aga kui tahate ise mängida, siis Tartu Titans Tackle Football Kontakt. Otil on võib-olla vist uudiseid ka, ma ei tea, kas ta avalikustab neid ja siis Tallinn Bay Bowlers on flagi meeskond mõlemast. Õigemini flagist hakkame rääkima, ma ei tea, Ott, kas saame announcida midagi või? Ja minu esimene announcement oleks see, et kuna Ott Eerik tegi ILF-is touchdowni, siis ma loovutaks vähemalt ILF-i hooaja perioodiks siin podcastis oma nime Ott Eerik Ottenderile. Ja mind võib edaspidi kutsuda selliseks. Aga siis, kui me kossu lähme vaatame midagi niukest tegema, siis ma olen ikkagi Ott, et... siin läheb keeruliseks, ma räägin. See teeb keerulisemaks teiste elu pigem. Sest et keegi, ma ennast ei pea kutsuma selliseks, aga ei, ülikõva oli see ja lihtsalt, aga muidu teistest announcementitest, kui me siin päriselt rääkisime Titansist, siis meil nüüd see nädal peaks olema nüüd jälle koosolek Balti liiga teiste satsidega, aga mis on nagu see announcement'i osa on see, et Tartu Titans satsi siseselt siis otsustas, et me osaleme see aasta Balti liigas ja see on nagu selles mõttes kivisse rajutud, sellega nüüd töö käib. Meil on siin mõned täiendused ka tulemas Soome eestlaste näol ja ühesõnaga satsi me saame nagu üsna kindlalt kokku. Noh, minu arust, kui mängid 9-9, siis sul on 10 venda vaja, et üks, kes on treener ka, et saab hakkama, aga ei tegelikult jah, meil on nagu asi on siin, tõmbab tuuru üles ja ma loodan, et see nüüd jääbki nii, et meil nüüd trenni aegu on nädalas üks rohkem ja viimane trenn me saime isegi mängida 7 versus 7-it, ja mitte niimoodi, et isegi nagu vahetused olid, et see oli päris crazy. Ma olen siiamaani veits šokis sellest, et see niimoodi juhtus ja praegu nagu liigub asi igatahes õiges suunas, aga me oleme veel selles mõttes algusjärgus, et kui sa ei ole mänginud Ameerika jalgpalli, aga tunned sellest huvi ja tahaksid proovida, siis by all means võta kellegagi meist siin ühendust ja tule julgelt, et meil käiakse nii Tallinnast kui ka mujalt Eestist, Viljandist näiteks, et selles suhtes selle transpordi leiab ja saame hakkama. Et noh, lootus on siis sügisel Eesti pinnal näha jälle mänge ka, et eks me kuulutame need kõik asjad välja siis, kui asjad on kindlad, aga elame Titansile selles mõttes kaasa. Aga noh, räägime siis flag footballist ka korra, et noh, eelmine nädal jäi tegemata, kuna oli GFL-i ELF-i osa, et noh, me käisime Bay Bowlersiga, käisime siis Kopenhaagenis. ERR-i läks see pressiteade üles ka niimoodi, et noh, sealt saab nagu lugeda, et ma neid mänge ükshaaval siin läbi lappama ei hakka, aga noh,
turniir oli kuidas lahe. üldiselt oli nagu, kuidas see esimene šokk oli nagu, sest et see oli esimest korda, kui sa tegelikult nägid mingil määral, no mitte professionaalseid, aga nagu väga lähedale professionaalsete flag footballi mängijaid, mitte Ameerika foot on natuke erinev, et kusjuures see võrdlus, mida Ott tõi välja siin paar episoodi tagasi, 3-3 versus tavaline kos, vaata, tegelikult see on päris hea võrdlus nagu flagile ja päris footile. Sisuliselt ju tegelikult ongi jah, et see on ju 5-5 ja 11 versus 11 vaata muutus, et selles mõttes jah, et väljak on väiksem ja kiirem, aga see eliittase, sest meie mängisime selles mingis harrastajate tasemel selles mõttes ja esimene mäng oli ka juba siuke kaigas pähe umbes, et okei, tempo on siuke, et me trennis arvame, et me sprindime päev läbi, aga siis kui mängima lähed, see on ikkagi nagu teine asi, et see on iga asjaga niimoodi. Aga nii palju jah, kui me neid eliidimänge saime sealt kõrvalt vaadata, seal oli Prantsusmaa koondise 2 tiimi, oligi Prantsusmaa koondis. Ja nad olid teinud siis 2 tiimi ja mängisid seal turniiril Saksamaa koondise quarterback, NFL-i ametlik flag ambassador Euroopasse oli Saksamaa quarterback Benjamin Clever või mingi selline, et meeletu käsi. Taani koondis, Afganistani koondis, Portugali koondis, siuksed asjad, et sa vaatad Afganistani ja lihtsalt ongi, et ja Türgi naiste kinni. No need tulid täis kuradi mansaga, seljakotid, tiim, Afganistan, kõik asjad olid peal niimoodi, et me mõtlesime ka, et kus meie tiim Estonia mant on. Okay. Aga jah, ei, see eliittase on mingi selles mõttes, et ongi, et nüüd on nagu 3 aastat aega selle olümpiani muidugi, kus see flag nagu, või kus Ameerika jalgpall tuleb nagu eriti pilt, eks ju, võib-olla laiemalt ka, aga siin suvel, kui midagi muud paremat teha ei ole, siis kindlasti Euroopa meistrivõistlused, mis toimuvad Pariisis, järsku oli juulis ja augustis või kuskil seal, et soovitan vaadata, et hästi kiire tempoga mäng ja pall on ju pidevalt õhus, et seda on nagu pull vaadata. Aga jah, turna, me saime vajalikku kogemust ja meil on mitu noort kutti seal ka väga talendikad, kes said ka nagu, nüüd, kui me tagasi oleme paar trenni teinud, siis näha on, kuidas inimesed jooksevad nagu teistsuguse enesekindlusega, et mõned ütlesid ka, et arvasid küll, et tead, mis see mäng on, aga siis kui nagu päris vastased ees on mingid sakslased või hispaanlased või britid või kes meil seal olid, siis sa õpid ikkagi vaata teistmoodi, kui päriselt kuulid lendama hakkavad, et nüüd me vaatame jah, võib-olla see aasta teeme 1 turniiri veel ja siis järgmine aasta tegelikult hea meelega mängiks Soome meistrivõistlusi nagu terve hooaja kaasa, et tulevik on, et nagu Ott ütles, et kui oled huvitatud Ameerika jalgpallist ja tahad palli püüda ja loopida ja teha, et siis Eestis on mõlemad mängud esindatud ja saab igatepidi kombineerida ja mängida ka, et lahe aeg on meil Ameerika jalgpallis. Kuidas selle conditioning on, kas see on nagu rohkem, sa oled kossu mänginud ka piisavalt kaua, kas see on rohkem nagu koss või conditioning'u mõttes või nagu, et ta on nagu kogu aeg liikuv, sest kui on position of the ball on ka ju päris kiire, ma arvan ju. Ja sul on 8 play'd maksimum põhimõtteliselt, vaata, et seal on 1 first down ja on tehtud, kui mingit penaltit ei ole. Aga mina läksin sinna turniirile, ma mõtlesin ülbelt, et mis see kuradi, ma mängin mõlemad poolt, ma panen Travis Hunterit ja easy money, vaata. Ja siis esimene mäng, kui Poom pani mulle mingi 4 fade'i või mingi 3 post'i jooksin ära ja siis läksin kaitsesse free safety't mängin, mõtlesin, oot, et see nüüd ei toimu praegu. Et siis ma mängisingi kaitsest terve, ma tegelikult sain rohkem interception'it seal turniiril kui catch'e lõpuks. Aga jah, pigem nagu koss jah, edasi-tagasi, meil käib pool tund või 2 korda 15 jooksev aeg, et mäng läheb kiirelt, aga samas tegelikult sa pead ikkagi nagu kogu aeg ajaga panema, et nagu Ameerika jalgpall on, et need spurdid on, ma ei tea, 7 sekundit on spurtimist ja siis saad jälle puhata 10 sekundit, 15 sekundit, et tempo on kõva. Okay. Hädasti ikkagi tundub see paralleel, et see 3-3 kossu ja sellega eriti, ma arvan nagu sest 3-3 kossus on ka see, et sa võid kossu olla mänginud kõvasti on ju ja mõtled, et et sa oled heas vormis ja jõuad selle joosta, aga kui sul on see 10 mintsa kella peal ja kogu aeg pead lihtsalt põhimõtteliselt täiega jooksma ringi seal ja see on täiesti teistmoodi nagu conditioning. Aga lisaks sellele ma arvan, et sarnaselt kuna see nüüd olümpiaalaks läks, et mida 3-3 kossus oli näha, et esiteks tekkisid mingisugused ägedad nagu liidud, seal tekkis vaata see ülemaailmaline süsteem ja mis sellega oli vaata ju Lätist on ju see olümpiavõitja tiim ja tegelikult sai ülikiiresti ülikõva nagu ülikõva taseme vastu mängida ja need ülikõrge tasemega turniirid tulid ka nagu hästi koju kätte nii-öelda, et ma arvan, et see spordiala siin olümpiale läheb 2028. aastast, et see tõstab jõhkralt selle kogu ürituse taset nagu.
üldse huvi laiemalt ka, ma arvan, et eks me oleme selles mõttes nagu lahedas kohas seda näha ka, vaata siin podcast'is igal pool, et eks teis, kuidas see populaarsus, aga noh, kui me juba siin olümpiast räägime, siis lähme hüppame korra uudiste juurde ka, et league meetings oli ära, et meil on siin paar uudist veel, mõned kurvemad, mõned rõõmsamad, aga käime korra selle lihtsalt läbi, et NFL siis lubab oma mängijad olümpiale, igast tiimist siis ühe põhimõtteliselt. Kui siis just mängijatel ei ole mingit teise koondise varianti, et noh, Amon-Ra St. Brown tehniliselt on Saksamaa koondise eest ja Aaron Jones ja Kyle Hamilton on Korea ja noh, kõik süüksed. Aga see on naljakas, aga sinna võib ainult üks NFL-i mängi minna, vaata. Kui sul on, vaata Kyler Murray ja Kyle Hamilton ei saa koos minna Korea omasse näiteks ju. Et teise koondise, seda ma ei näinud isegi. Ja see, siin on see suur asteriks juures, et need reeglid arvatavasti natuke muutuvad niikuinii siin aja jooksul, aga praegu on see, et nagu USA-sse võib minna mitu NFL-i mängit, ülejäänud teistesse ei tohi minna üle ühe. See on päris nõme ju, sest nagu Kyler on ideaalne flagi quarterback muidugi. Aga ma arvan, need reeglid muutuvad ka veel. See on minu arust nagu selles mõttes eriti jabur, et see võiks just vastupidi nagu olla. Et ma see rich get richer olukord on see reaalselt ju. Sest siin tekibki vaata see olukord nüüd see USA on maailmameister viimased mingi 5 aastat olnud või isegi rohkem nii kaua kui MM umbes peetud ja on flagis. Ja nende quarterback see Darnell Dussett, kes on siin sõna võtnud umbes, et ta on parem kui Patrick Mahomes, mis natuke rebiti kontekstist väljast, ütles, et ma oleks flag footballis parem. Milles ma nagu ei kahtle tänasel päeval, aga lihtsalt mind nagu huvitabki see, et tegelikult USA on sihukes olukorras, et neil ei ole NFL-i mängijad vaja, et olümpia võiks tulla. See mõttes, et praegu võiks raha võiks peale panna, et USA tuleb olümpia võitjaks juba täna, aga kui nad panevad terve NFL-i meeskonna ja nad ei võta seda asja nagu piisavalt tõsiselt, siis jumal seda teab. Siis on 2004 aasta, kuradi juba Ateena Kosna, aga kui ma vaatasin seda miks ma vaatasin, ma ei tea, 2022 äkki või? Euroopa meistrikõhte finaali, kus Itaalia mängis USA vastu. See oli nagu close mäng isegi, nagu see oli nagu täiesti nagu, muidugi, siis on selle USA-l arvatavasti on kõik kõige paremad mängid ja minu meelest Itaalia quarterback oli Division 1 experience'iga või midagi sellist oli. Et, aga nagu, see on hästi naljakas, kuidas sa näed neid miime praegu, vaata ja mingi Leedu kuradi ma autoremondi selle venna vastu läheb on ja Justin Jefferson esiteks. Ma ei usu, et mind ükski NFL-i quarterback läheb sinna starting. Sest et nagu siin on esiteks, siin on ju konflikt ajaliselt, vaata, training camp hakkab enam-vähem samal ajal kui olümpia, nüüd on võib-olla olümpia tuleb vastu või NFL tuleb vastu, nad muudavad seda, aga vaata, mida John Harbaugh ütles Lamari vastu. Et jah, kuule, mu quarterback oleks arvatavasti päris hea selles mängus, aga ma ei tea, kas ma ilmtingimata tahan, et ta läheks sinna. See on nagu, Harbaugh on nagu, et mu quarterback ilmselt on USA number 1 flag footballi mängija, eks ju, aga et kas tiimid tahavad lubada, sest see oli ju see lugu, et kunagi ju Pro Bowlil mängiti seda aastaid tagasi, kuni üks Patriotsi püüdja vist oli noor mängija, kes tõmbas ACL-i kuskil rannal flagi mängides lõhki vaata. Et seda mängiti Pro Bowli raames, et see on alati see küsimus ka, et need All-Star mängud eriti mingis teises võistlussarjas. See on võib-olla Euroopas natuke teistmoodi, kus või üldse nagu riikides, kus see nagu business ei ole nii suur, aga NFL on vähemalt sama suur kui olümpiamängud põhimõtteliselt on, et see on ikkagi ju nagu risk, kui sa saadad oma $250 miljoni mängi. Midagi välja arvatud lihtsalt au ja kuulsus, sa saad ju olümpia eest teeniselt saad ainult sponsorlust ja sellised asju vaata tegelikult. Aga kujutage ette, kui USA peaks mingilt Saksamaalt Los Angelesest tappa saanud Ameerika jalgpallist. See on omamoodi pull asi. Et ma arvan, et see on muidugi kõigile päris suur motivaator ka. Aga kas see on nagu praeguse seisu järgi ainult 6 meeskonda lubatud sinna? Jaa, sest see oligi nagu see küsimus, et see formaadi küsimus oli mul ka, aga nüüd see, mis välja tuli, oli et 6 tiimi nii meestes kui naistes. Võib-olla flagiga tasub seda ka mainida, et tegelikult flag football on peamiselt lihtsalt see, et naised saaksid vaata mängida, et ma arvan, et see naiskondade turniir on nagu selles mõttes olulisem. Aga et praegu paistab et 6 meeskonda, 6 naiskonda on olümpial, mis siis läheb nagu maailma jagudesse põhimõtteliselt laiali, et igast maailma jaost on põhimõtteliselt 1. Mis ma arvasin, et tuleb rohkem, sest 3x3 kossusi oli 8. Rohkem oli. Kas see on 12 või? Nüüd nad vist laiendasid, see Pariisis vist oli rohkem. Et flagi sa võiksid ka täiesti vabalt võtta 16 ja mängida kõik läbi ühe päevaga. Kas see võib olla see, kas sellest tingitud ka, et see on ju see, vaata, trial basis, vaata, et ta ei ole ju 100, ta ei pruugi olümpial rohkem jääda, see võib 1 aasta ainult olla, vaata. See on see demo ala. Väiksemad competition level oleks võib-olla parem. Just.
see on demo ala ja see värk. Eks näis, kas jah, Austraalia seda 2032 nagu võtab, aga noh, nii palju võib öelda, et olümpiaõigused on ERR-i käes, et kui 2028 asjad hästi lähevad, siis kes teab, võib-olla Cover 3 on ETV ekraanil. Loodame. Aga kui me juba siin oleme League meetingute juures, käime korrast need uudised korra läbi, et playoff seeding, see Detroit Lionsi mõte, et divisioni võit ei tähenda midagi playoff'is põhimõtteliselt, et parim tiim saab ikkagi koduväljaku eelise. Nad võtsid selle lihtsalt, see isegi läinud uuesti hääletusele, et tundub, et sellel lihtsalt ei olnud hääli ja minu arust nagu selles mõttes las olla, et divisioni võit ikkagi on kõige lihtsam viis koduväljaku eelis saada selles mõttes, et võida division ja oled playoff'is. Aga siis Tush-Push, mis see oli Backersi see muudatuse plaan, aga sellel jäi 2 häält puudu, ehk siis 22 meeskonda hääletasid poolt. Tõenäoliselt me näeme järgmine aasta uuesti seda hääletusel ja ma ei imesta, kui need 2 häält leitakse ülesse, aga vähemalt see aasta Philadelphia Eagles ja Buffalo Bills ja Ravens vist tegi paar korda seda ja mõned meeskonnad veel saavad edasi lasta Tush-Pushi. Et ma ei tea, mis me arvame, Ott. Mina arvan, et jumala õige, ma olen ikkagi selles paadis, et okei, jah, see ei ole vaatemänguline asi, see Super Bowl, mille Chiefs võitis seal, see oli vist esimene aasta, kus nad Tush-Pushi tegid äkki isegi ja siis nad tegid seda ju meeletult seal Super Bowlil ja nagu see, see oli jah suht siuk, ma ei mäleta, kas Chiefs üldse mõne sai kätte, võib-olla 1 sai, aga see selleks Chiefs võitis lõpuks on ju, et aga minu arust ikkagi päeva lõpuks nagu igasugune stats, mis selle kohta on tulnud, on kuidagi väga-väga vastu sellele, et selle peaks keelustama, et esiteks see, et kuna seda tehakse tegelikult ainult 1 tiimi pärast, sest nagu avalikkus põhimõtteliselt tehakse nagu ainult Eaglesist teeks Tush-Pushi on ju, ja nüüd on veel mingi statsi välja tulnud, et teised satsid nagu isegi on paremad ja edukamad selles kui Eagles nüüd, mis nagu minu jaoks on jälle jabur, et miks see ära kaotada siis, või ma ei tea, kuidagi hästi, mina olen küll nagu, et seda võiks nagu edasi teha, vähemalt nii kaua, et mis oleks veel naljakam oleks see, et kui see nüüd, kui Eagles peaks see aasta näiteks repeat ima ja kui nad siis Tush-Pushi ära kaotavad, see on minust veel kummalisem nagu, sest siis on nagu see, et sats läheb repeat'i peale põhimõtteliselt ja siis neil võetakse nagu reeglitega mingi relv ära, mis minu jaoks on nagu, ma ei tea, kuidagi nagu mulle ei meeldi see Tush-Push iseenesest play'na ka, aga mulle ei meeldi nagu see, et nad kuidagi häälfässivad selle reegli muudatusega ka, et need reegli muudatused ei ole siuksed, mis minu arust selle olukorra ilusti ära lahendaks nagu ka. Siin on nad ju keerasid, Backers tegelikult keeras natuke tuksi selle submitterliga, eks vaata, see käi niimoodi, et ma tahan ühte asja ära keelata, sa pead välja tooma, mis sa tahad parandada, vaata, mis sa selle asemele, aga sinna sisse nad tõid ka selle, et sa ei tohi lükata mitte kedagi downfield ka, ehk siis kui sulle receiver või running back jookseb downfield, ründeliini vennad ei tohi ka teda enam lükata edasi, nagu vaata kaitsemängija, usu mind, see kõige hullem asi üldse, kui sa oled seal järsku, tal on mingi momentum, mis tuleb järjest tunned, kuidas sa üritad nagu maha saada, siis sa tunned, kuidas plaks, nagu tema meeskonnakaaslased jõuavad ka selja tagant hakkab lükkama, vaata, see on täis rõve olukord. Sest see on ülim iroonia on nagu see, et iga kord, kui see juhtub, siis inimesed paavad, vot see on real football, vaata, ja siis kui me Tush-Pushi vaatame, siis nagu, et seda on nii nõme vaadata, aga nagu täiesti sama asi. Jah, et selles suhtes ja me oleme sellest nii pikalt rääkinud ka ja see on minu meelest see lihtsalt nagu Ott ütles ka, see tundub, et see on ainult Eaglesi vastu, mis on kõige jaburam asi, see ei tohiks olla sellepärast, et keegi on liiga hea selles vaata. Ma saan aru, kui nad tahavad seda nagu peatada, et ma ei tea, et sa ei tohi lükata ründemängida, see muudab päris palju seda paganama mängu tegelikult, sest et siis sa pead ka samamoodi keelustama selle sama asja, mis me just rääkisime, down the field. Aga ma peame kihla, Eaglesi 85% success rate'i asemel on see siis 80% QB sneakid siis. Sest et kas hakkame seda, teine variant on ju see, et pane vennad lükkama mitte palliga venda, vaid ründeliini veel edasi, vaata, nagu rugbys. Vaata. Jah. Kusjuures ma nagu mõtlen ka seda, et vaata, kuna Eagles selle play'ga esialgselt nagu välja tuli, ma olen üsna kindel, et eriti veel pärast seda nagu jebla, mis siin toimub, nad on mõelnud variant B, variant C, variant D välja, et ma arvan, et nagu selle, kui me selle ära keelustame, ma olen suht kindel, et selle pärast nagu mäng nagu vähemalt koheselt küll ilusamaks ei lähe nagu, sest
võtame jah selle, et okei, nad ei lükka Hertzi selga, Hertz on mingi fucking tank lihtsalt oma jalgadega ja siis ülejäänud liin lükkab nagu duublis seda kaitseliini, nagu sa rääkisid, noh, mis sa arvad, seda on ilusam vaata, ei ole ju, see on täpselt samamoodi saab Hertz korra selle palli vaja plaks jaardi edasi ja kõik, et noh, ma ei tea, minu jaoks see on nagu sihuke lampasi, mille pärast viriseda, et eriti veel, kui ainult üks sats teeb seda, sa ei pea Eaglesi mänge vaatama nagu, kui sa ei taha, kui sa ei ole Eaglesi fänn. Okei, ma saan aru, Ülar peab 2 korda hooajas vaatama, et selles suhtes veits kurb, aga nagu, come on, nagu, keda kotib, noh. ja ma üritame neid kõigepealt niisama võita, nagu see on juba keerulise viimase mis see, kuskil oli ka, et mis on kõige parem viis tushpushi peatada, on see, et ära luba third and short'i, noh. aga noh, tushpush täpselt sama nagu eelmine aasta Brandon Ayuk, me saime jälle maikuu lõpus 5 minutit tushpushist, nii et aitäh Philadelphia'le. Enne kui meil on mõned NFL-i lepingu uudised ka, aga teeme enne siukse kohustusliku ära, et Chuck Kalevehin, siis esimene Eesti päritolu NFL-i mängija, vähemalt teadaolevalt, võib-olla keegi on veel, kui teate infot, siis andke, et Chuck Kalevehin siis paraku suri aprilli lõpus, noh, väga raske haigus oli tal, et me olime temaga suhtluses või vähemalt tema lähedastega siin paar kuud enne, tegelikult tahtsime ka härrat intervjueerida. Meil oli teit olemas. Meil oli täitsa kuupäev olemas ja me istusime ja ootasime ja noh, härra ei ilmunud kohale ja noh, siis me lootsime, et noh, asi ei ole halb, aga paistab selleks ajaks vist juba siuke, noh, ma ei tea, me võime teda vist nagu selles mõttes Eesti Ameerika jalgpalli legendiks kutsuda, et ta on ikkagi nagu mingi rajaleidja seal, et ta isa Charles Kalev siis põgenes sõja eest siis USA-sse ja sai ise ka tegelikult NFL-i pakkumise Baltimoorist, aga kuna ta õppis Colgate ülikoolis, siis ta ei võtnud vastu, aga poeg siis draftiti 1983, mängis 5 aastat Chargersis ja siis tiksus Coltsis ja Cowboysis ja vist mingid off-seasonid tegi veel, aga sinna ta karjäär jäi, aga väga lahedad Chargersi meeskonnad ja noh, lihtsalt lahe teada, et eestlane mängis selles rolli, et noh, lihtsalt jah, kahjuks raske haigus võttis sellise mehe. Oli vaata BYU's ülikoolis, ta mängis ju Steve Youngiga näiteks. Steve Young oli ta quarterback näiteks. Siis NFL-is oli Dan Fouts ja Air Coryelli rünnet sai ta vaadata pingi pealt nagu. Ja ta oli nagu legit nose tackle ka ja nagu starter. Ja nagu ta ei olnud nagu pingivend vaat selles suhtes. Et kohati sa võid argumendi teha, et protsentuaalselt ta mängis rohkem kui hunt näiteks nagu starterina. Et, aga muidugi different situation. See oli nagu, kahju oli see, et see niimoodi läks, sest noh, meil oli nagu plaan taga teha ja seda nagu mingi jälgijate maha vaata selles, sest tal on oma jagu ajaloo osa vaata tegelikult Eesti ja Ameerika jalgpallis. Et kahjuks me avastasime liiga hilja ja noh, läks nagu nii, et puhka rahus, Kalev. Sest kui hunt ju draftiti, siis tehti Eesti meedias ka temast lugusid ja noh, räägiti temaga, et mul endal nagu oligi see, et noh, et ta hundist ja roosist selgelt teadis, et eestlased on, aga noh, minu tahe või noh, soov oli lihtsalt see, et oleks saanud talle öelda, et kuule, et Tiitma ja Ottender ja Peterson panevad ka, et noh, et lihtsalt, et noh, see ei lõpp ära, et noh, jah, suur mees ja ega siin vist polegi palju rohkem rääkida, Ott, kui sul midagi lisad on, aga lihtsalt puhka rahus. Ega muud kui jah, puhka rahus, jah. Ja kahjuks peame ühe puhka rahus sektsiooni veel tegema, sest Coltsi omanik Jim Irsay 65-aastaselt suri ka, vist üsna ootamatult, ma sain aru. Ta vist väidetavalt kukkus kokku 2 aastat tagasi ja peale seda on väga vähe olnud avalikkuse ees, aga jah, suht ootamatult selles suhtes keegi ei oodanud, et ta nüüd läheb, aga kõik nagu lähedased teadsid, et tal on nagu see tervis päris halb, aga jah, kõiges 65-aastasena tegelikult ju. Noor ja noh, eriti noh, ongi, et noh, raha oli ja kõik oli, et noh, see tuleb, aga Jim Irsay jah, võib-olla üks kõige värvikamaid omanik üldse NFL-is Jerry Jonesi kõrval, et noh, igasuguseid legendaarseid lugusid on sellest mehest ja see, kuidas ta üldse omanikuks sai, sest ta isa oli ju, noh, mis Jim Irsay'l oli see, et noh, ta ju, kui ta sai omanikuks, ta hästi noorelt, ta oli mingi 37 oli siis, kui ta 37 isa suri. Sai tast omanikega, kui ta isa ostis ära siis Baltimore Coltsi vaata ja siis tõi ta Baltimore'ist Indianapolisse, siis Jim Irsay sai päeva pealt selle meeskonna GM, ta oli 24-aastane. Et see on, usu mind, see on NFL-i läbi ajaloo, see rekord ei piidita mitte kunagi nagu. Mida sa 24-aastaselt tegid? Jah, täpselt. aga noh, Jim Irsay, mis oligi siis, kui ta sai omanikuks, ta isal oli väga suur alkoholiprobleem.
ja noh, sellest on nagu päris laialt räägitud ja Jim Irsay umbes rääkis kõikide omanike, kõikide general manageridega, et mida ta peaks tegema, et mitte oma isa moodi olla, et tema missioon oma karjääris ja elus oligi mitte oma isa moodi olla põhimõtteliselt, et või nagu see. Ja siis kui tema oli tiimi omanik 28 aastat, siis loomulikult sellesse aega mahtus Peyton Manning, 14 play-off'i külastust, loomulikult 1 Super Bowl ja ka ainukene pärast seda, kui see tiim siis Indisse kolis, et igati edukas ja võib-olla viimastel aastatel tema oli see, kes need mingid league meetingud, omanike meetingud, kus hakkad seda Daniel Snyderi Washingtonist välja ajamist, siis see lugu oli see, et tegelikult sellest vist ei pidanud rääkima ja siis ajakirjanikud olid selle konverentsiruumi ukse taga ja Jim Irsay tuli välja, otsi ajakirjanikud üles ja ütles, et me rääkisime sellest, et Daniel Snyder on häbiplekk liigale, et see lükkas kõik selle asja käima, et mees, kes ei kartnud midagi öelda, ütleme nii. Jop. Et nagu need lood ka, mis sa kuuled nagu nüüd eriti veel, sest see, kuidas ta oma rahaga ümber käis nagu heas mõttes. Et esiteks sa vend ostis jaburaid asju kokku, tal on enda muuseum põhimõtteliselt, mis travelib ringi nagu üle maailma. Ta ju tahtis seda vaala ka liigutada ookeanist ookeani vist, et mul on raha olemas, et paneme ta lennuki külge ja viime ta vaiksesse ookeani umbes. Jah, et nagu see, aga samas kui palju head ta ka tegi nagu salaja, nagu mitte otseselt nagu kellelegi ei öelnud meediale ega midagi, kui palju ta nagu aitas inimesi, kellel oli vaja seda, keda ta teadis ja värki, et nagu neid lugusid on nii paljud välja tulnud siin viimase nädalaga, kui ta suri ära, et see on nagu vinge näha, et nagu tal olid oma teemonid ka ja nagu McAfee rääkis päris hästi sellest, sest tal oli päris hea nagu suhe lõppude lõpuks, sest ta oli ju tema meeskonna omanik, siis ütles ka, et nagu tal olid oma teemonid ja ta ei teinud asju ideaalselt kõiki, aga nagu kokkuvõttes ta üritas teha seda maailma paremaks, kui see tegelikult oli, vaata, et nagu selles suhtes on päris chill vend ja vähemalt ta kirjuks ka selle natukene enda poolt, vaata. Jah, andis jututeemasid ja kõik, et siuke lahe tegelane, et kellel on aega, siis lugege Jim Irsay lugusid, saate naerda ja lõbustavad igatahes, aga mis ise võib-olla ütleks sellest, et nagu kui sa oled selline vend, ilma kelleta ei saaks NFL-i ajalugu rääkida, siis järelikult sa oled oma tööd väga hästi teinud, et selles mõttes on see rohkem ei oskagi öelda nagu midagi, et see on suurepärane inimene on jälle lahkunud, aga mis seal ikka. Ja ta viimasena lihtsalt et ta ütles ka, et suurim uhkus NFL-is oli see, et kõik need Coltsi Hall of Famerid kutsusid alati Jim Irsay nende eest kõnelema, kui Hall of Fame oli, et see oli tema. Edwin Jamesi autot mäletate või? See oli vinge nagu. Aga lähme siis, võtame need paar uudist veel läbi, võtame ühe vägeva mehe veel, kes tegelikult, kelle lugu läheb ka ilmselt NFL-i ajalukku, Brock Purdy, kes on siis San Francisco quarterback. Tuletan meelde, et ta oli drafti viimane valik ja nüüd ta sõlmis siis selle klassikalise franchise quarterbacki lepingu põhimõtteliselt 5 aastat üle 250 miljoni, eks ju, tal tegelikult oli 265 kokku, 180 garanteeritud. Ta mahub täpselt sinna umbes top 10 quarterbacki lepingu sekka, mis tundub õige ka, et ta võib-olla kõige seda suuremat lepingut ei saa, aga Brock Purdy, me oleme sellest ka nüüd juba mitu aastat rääkinud, aga Purdy sai oma lepingu lõpuks kätte, et minu jaoks ta tõestas vähemalt selle aastaga ja tegelikult eelmine aasta juba, et kui mingeid küsimärke oli, siis sa võid ikka selle argumendi tuua, et palju Shanahan on, mis iganes, et need jäki olukorrad ja kõik need, aga ma arvan, et eelmine aasta selle vahel, kui halb see liin oli, kõik need vigastused, mis San Francisco oli, siis selle ründe kõige stabiilsem element oligi Brock Purdy tegelikult, et minu arust igati õige otsus, lihtsalt nüüd huvitab näha, kuidas San Francisco rahaga mängima hakkab tulevikus. Ja teine asi on ka see number on üllatavalt nagu team friendly, sest et ju, kui sa vaatad ta nagu keskmine palganumber on ju terve garanteeritud rahanumber, see on kõik see top 10, aga mingi 7-8, vaata, mis on nagu haige, sest et tavaliselt ju, kes quarterback, kes saab oma uue lepingu, on alati esimene või teine, vaata. Dak Prescott on erand puhtalt sellepärast, et tema käes oli kõik leverage, lihtsalt mida Dak on teinud oma lepingutega nagu müts maha poisi ees, et nagu see on geenius. Et Ott, sul on võib-olla kõige lähem seos Brock Purdyga, et Purdy jääb kummitama seal NFC Westis ikka veel, et mis sa arvad sellest? No siin on nagu 2 asja, üks asi on see, et nüüd ta on nagu täiesti kindlasti vist number 1 Mr. Irrelevant NFL-i ajaloos, et ma arvan, selle kohta nagu enam küsimust ei saa tekitada ja tegelikult ega seda küsimust ei saanud enam pärast teist hooaega juba tekkida väga, aga no selles valguses nagu
väga lähedalt vaatajana, eks pigem tahaks, et Trey Lance oleks seal eesotsas kui Brock Purdy, ütleme nii, et selles mõttes Purdy on ikkagi pagana hea mängija ja 49ersi nagu koha pealt võib-olla nüüd on see huvitav moment, et kui neil enne oli mis iganes 9 positsioonil vist kõige makstum mängija ja nüüd nad ju lõpuks maksid Birdile, kellele nad tegelikult enne, me võime öelda, nad ei maksnud mitte midagi, siis nüüd on huvitav näha nagu, et kuidas nad selle olukorraga käituvad, sest nüüd neil nagu quarterback saab ka päriselt raha ja see raha ei ole tegelikult nagu väike vaadates neid muid positsioone, kellel neil vaja maksta on ja kellele nad juba maksnud on ka, et see ühtepidi nagu hea olukord, et sest sa tahad, et su tiimil oleks quarterbacki olukord paigas ja sul oleks stabiilne quarterback, sest selle pealt on su kogu sats tegelikult stabiilne, aga teisipidi nagu 49ers peab nüüd hakkama nagu veits seedima ja mõtlema, et mis bossade arvelt see raha nagu tuleb. No tundub, et üks bossa, mille arvelt see ei tule, on linebacker, sest Fred Warner sai ka lepingu pikenduse kätte ja Kittel sõlmis ka vaata just tegelikult ära selle, et ütleme põhitiimi need põhiehitustalad on olemas, Fred Warner siis 3 aastat 63 miljonit, 56 on garanteeritud, päris lähedalt fully guaranteed lepingule tegelikult linebackerile, aga ümmarguselt 20 milli aastas esimene average salary pealt ja teine most guaranteed, ma isegi kas see on Roquan Smith, kes on kõige... Roquanil on kõige suurem, jah. Sest ta sai selle pikema lepingu, vaata. Ta sai pikema lihtsalt, jah, et Fred oleks Fred 5 aastat saanud, ta oleks suurema saanud, et seal tekib lihtsalt see, aga jah, Fred Warner, ega vist pole seda lepingut vist õigustada pole vaja, ma arvan, et see on üsna lollikindel asi, et anna NFL-i parimale dünaamilisele linebackerile leping ja liigume edasi, et las ta juhib kaitset, eriti nüüd, kui Robert Sala ka tagasi on. Et see San Francisco kaitse läheb päris vingeks nüüd. Ja pluss, mis see keskmine palganumber on 21 milli või? See on ju köki-möki võrrades receiverite defensive endidega ja sul on ikka nagu high impact vaata linebacker, et minu meelest nagu sellistele nagu tight end ja linebacker on positsioonid nagu mul oleks jumala süda rahul maksta nagu liig maksimumist alles, et nagu see, kui sul on see elite mängija sellel positsioonil, see efekt on see on sinu jaoks, meeskonna jaoks odav tegelikult vaata. Kui sa vaatad nagu neid ja linebacker ju tegelikult on ju kaitse mõttes on ju üks tähtsamaid positsioone tegelikult, vaata. Ja Fred Warner teeb su nickel corneri paremaks, ta teeb su safety'd paremaks, ta teeb su rusherid paremaks, et tema see efekt on nagu 20 milli aastas tegelikult kuhjub võib-olla 50 miljoniks väärtuse mõttes. Ja see vahe nagu nendel bossadel eliidi ja selle keskmise mängija vahel on ka päris palju suurem, eriti kui sa räägid tight endi positsioonist, et kui me võtame näiteks receiverid, siis neid tuleb draftist iga aasta, ütleme suurusjärk seal keskelt läbi 5 peale, kes on nagu väga-väga head ja kellele sa ei pea maksma. Aga siin nagu, tight end on ka nüüd viimase ajal hakanud peale pritsima, aga tavaliselt need linebackerid ja siuksed mängijad nagu võtavad veits aega, et tiimile oleks päriselt neist kasu, et see eliidile seal maksta ja need mängijad, kellele nad veel maksavad, on ju ka nende ju see kurikuulus fullback samamoodi. Et selles mõttes need on odavad mängijad tegelikult ja CMC ka veel, et need on odavad mängijad, aga tegelikult nagu see ongi see 49ersi imago ja see nende satsi nagu nägu, et selles suhtes need otsused, mis nad tegid, mulle eriti meeldib see ka, et nad võtsid need mega kiiresti vastu, et esimesed lükked, kõik on 49ersi lükked ja need on head lükked ja neid on väga raske vaadata siit Seahawksi poole pealt, et selles mõttes nad on pagan hästi jälle teinud selle off-season algusega vähemalt minu arust. Jah, eks me neid NFC Westi liigutsi kõiki võtame, aga ma arvan ka, et Niners on selles mõttes loogiliselt mänginud ja nüüd, kui Brandon Ayuk tagasi peaks tulema, siis ka üks või 2 tegelikult extensionit veel. Joe Thuney sõlmis Chicagoga 2-aastase 35 contract extensionit, ta oli siis Chiefsi guard, kes treiditi nüüd see off-season ära Chicagosse, et see lepingu pikendus oli sisuliselt juba ilmselt nagu tehtud tegelikult, kuna Chicago otsustas ta treidida. Aga võib-olla natukene suurem diskussioonipunkt tuleb Philadelphia Eaglesi peatreeneri poole peal, kui Nick Sirianni sai lepingu pikenduse. Superbowli võitja siis Nick Sirianni, viimase, mis ta 4 aastat on olnud peatreener. Regular seasonil võiduprotsent on üle 70, mis paneb ta sinna Vince Lombardide juurde ja siis playoffidest on 6 ja 3 ja nagu öeldud, siis ta on käinud Superbowlil ja ka teisel Superbowlil võitnud. Temaga on nagu selline naljaks asi, et keegi nagu päris ei tea, mida ta teeb seal, aga
ma arvan, et teda võib päris julgelt lugeda umbes NFL-i top 5, top 10 head coach'iks vähemalt. Et siuke naljakas tegelane ka, samamoodi nagu me enne siin rääkisime. Aga ta on nagu teistmoodi naljakas minu meelest, ta on siuke nagu awkward natuke või siuke nagu ma ei tea, nagu ma ei oska kirjeldada, aga minu jaoks on see, et mis ta tegi eelmine aasta tegelikult, see näitab üle ja sa said Saquon Barkley on ja see selleks. Aga see vaata, mis juhtus 2 aastat tagasi, kui nad kollapsisid aasta lõpus vaata. Ja nagu siis kõigil oli nagu, ta ju väidetavalt oli 2 nädala kaugusel, et ta lastakse lahti või mingi siuke jama. Ja no see pressikonverents, vaata, kus omanik ja Howie Roseman rääkisid, et noh, et nad ütlesid otsast välja, et noh, et ei, et me hindame Nick Sirianni tööd see aasta. Ja noh, tüüp läks hooajale vastu selle teadmisega. Ja siiamaani oli see kõlaks, kui nad oleks või mitte kõlaks, aga kui nad oleks kaotanud selle Ramsi vastu play-off mängu, kus Rams oli positsioonis, et võitis seal mängu lõpus, oleks Sirianni lahti lastud järgmine päev ja siis selle asemel tal võitis Superbowli, et nagu see on jõhker, mis kuradi businessis me elame tegelikult selle NFL-iga nagu. Kui väike erinevus, nagu see margin for error is so small, vaata. Like Al Pacino, kuradi quote, aga jah. Et see on nagu, see on nagu huvitav, mis Sirianni teinud on nagu, aga Ott jah, sorry. Ja ma pean jälle NBA-st siin tooma paralleele või noh, Kossu poole pealt, et mulle nii haigelt meenutab ta Erik Spoelstrat Heat'i alguspäevadelt, kus tal oli suurepärane tiim ja nad võib-olla ei saavutanud kohe päris seda edu, mis nad pidid saavutama ja Coach Spo oli kohe nagu hot seat'i peal, kuigi ta ei olnud nagu otseselt mitte midagi halvasti teinud ja ta oli ainult võite tunnistanud põhimõtteliselt. Ja siis nüüd, kui vaatame, kus me oleme, ta paneb täiesti suvaliste tiimidega, jõuab vahepeal isegi finaali nagu, mis on nagu täiesti sõge, et selles mõttes ma arvan, Sirianni see, millise surve alt ta tegelikult on läbi tulnud ja kuidas ta nagu selle asja lõpuni on ära teinud ja tegelikult seda on näha ka nende quarterback'ist, et Hurts oli ka, vaata need videod, mis NFL välja pani lõpus ja kus nad olid halvasti isegi, kui nad oli 33-7 ees, siis umbes Hurts ütles, et see ei ole läbi veel, vaata, et see ei ole läbi, nagu tüübid olid nii stressis sellest eelmisest korrast, kui nad mängisid ja nagu nii hullu surve all, nagu just selle NFL-i ja ühiskonna poolt, et nad lihtsalt pididki konkreetselt maa alla vajutama Chiefsi, et nagu saada recognition'it, mis on nagu äge, et nad selle häält välja tulid muidugi. Nick Sirianni 43 aastane, nii et meil on siin veel mitu aastat, mitu aega, kus me peame taluma neid, Ülar peab taluma neid. Superbowl andis talle natuke leadway'd, aga noh, küsi Doug Petersoni käest, kui palju see sulle lisaaasteid Philadelphia's annab, et nagu see ikka siuke nagu Philadelphia, vaata. Howie Roseman ja Philadelphia teevad oma otsused ära ja peatreeneri lepingud ei ole ju midagi, me oleme sellest rääkinud ka, et need lepingud ju ei lähe salary cap'i vastu, et sa võid need treenerid lahti lasta ja palgata nii palju, kui sa tahad põhimõtteliselt, kui sul nii palju, kui sul raha on. Ja mõned väiksemad. Jah, et kui vallandatakse, siis tõmbad kuskile Taimaale minema aastaks ajaks ja lähed naudid raha nagu Cliff Kingsbury. Tõmbas minema ja sai vallandati ja tõmbas kohe ta ütles, et ostis ühe otsa pidati ju. Pani lihtsalt Aasiasse minema. By the way, meie offensive koordinaator tegi seda eelmine aasta samamoodi, kui ta lasti lahti peale finaali. Ta tõmbas taisse ära. Nüüd ma saan aru, miks ta tegi seda. Ta tahtis olla nagu Cliff Kingsbury, davai. Me kõik tahame olla nagu Cliff Kingsbury. Mõned väiksemad nuggetid veel. Lihtsalt nagu, Buffalo Bills tõi off-seasoni Joey Bosa sisse. Joey Bosa, väga talendikas back või see pass rusher. Probleem on vigastustega, eks ju, ja siis nüüd tuli uudis välja, et Joey Bosa tõmbas hamstringi ära ja vähemalt training camp'ini ei mängi, et see lihtsalt nagu see kuidagi lihtsalt, ma nägin seda uudist, ma mõtlesin, okei, Joey Bosa still got it, selles mõttes. Jop, see on siuke rõve, eriti kui sa ütled praegu juba, et sa oled Augustin väljas, nagu see on siis päris suur teer ja usu mind, see hakkab teda lingerima terve aasta nüüd. Jah, et see tegelikult nüüd nagu tagantjärgi mõttes väga üllatav liigutus tegelikult, et nad Joey Bosa võtsid minu arust, aga see on huvitav liigutus ja aga samas äkki Joey Bosa seal muutub Joe Burrows ja iga kord, kui ta training campi missib, siis tuleb MVP kaliibriga hooajaga peale. Kuigi see on pigem erand, mis kinnitab reeglit. Aga samas kunagi ei tea, võib-olla nüüd saab ta rahulikult suvel puhata ja ei overstressa oma seda värki ja tuleb hooajale peale kõvasti, et selles suhtes, aga natuke nagu kõik see history ja see vanus ja see nagu pigem näitab vastu ja pluss see, et nad effing mängivad Buffalos, see ei ole nagu ma just hakkasingi ütlema, et võib-olla Buffalo päike on parem kui Los Angelese päike, aga ma raha seda veel ei paneks.
Aga üks mängija, kes võib-olla liigub Los Angelese päikese poole, vähemalt tundub nii loogiline, on Jalen Ramsey, kes siis Miami, ma ei tea, mis see tuli 2 tagasi välja, et Miami ja Jalen Ramsey teed lähevad sisuliselt lahku, lihtsalt, et kumbki ei taha enam äri teha. Ja ma arvan, et Los Angeles Rams lihtsalt on nii loogiline maandumiskoht Jalen Ramsey. Tagasi jälle. Siin lähipäevil, jah, et läheb jälle oma staari mängima sinna, et tundub loogiline lihtsalt, et ma järgmiste päevade jooksul ilmselt tuleb. Sest et meil tuleb podcast välja ülehomme tegelikult, me salvestame kolmapäeva, selleks ajaks on 30. mai, et 1. juuni on see deadline, vaata, kui tal siis on lepinguga lihtsam treidida teda peale 1. juunit, ehk siis ja ta just eile tweetis ka number 5 näiteks välja, siis 5 päeva enne 1. juunini, et ma usun, et Ramsey on, see treid on juba tehtud, aga see lihtsalt ootame confirmation'it. Meil on praegu see võimalus jah, et tõenäoliselt tuleb välja siis, kui see treid on juba tehtud, aga Rams on loogiline, aga kuhu tiimi veel võiks minna tegelikult? Esimesed mõtted praegu. Kallaste, ma tean, et sa tahaksid sinna lillasse meeskonda, sa oled juba mitu korda öelnud seda, aga ma arvan, et teil on praegu okei. Raha ei ole. Jop, aga contender ta peab olema, on ju? Ma arvan, Cowboys on variant. Kusjuures Tiiks ju lõhkus ära oma jala hooaja lõpus, see on suht under nagu reported ja ta on suure tõenäosusega campi missib ja kui mitte isegi esimesed kuud või nõnda. Et neil on tegelikult auk cornerbacki peal küll suurem, kui see paberi peal välja näeb. Sest Cowboys see tundub nii Cowboysi lüke ka, et sa võtad Jalen Ramsey siis, kui ta on juba nagu veits hakkab. Kas ta on päästis prime tegelikult või? Vist on? Eelmine aasta oli päris ravist tegelikult. Jah, ta füüsiliselt vist on, aga tal on vist jah see, et mida lähemal ta line of scrimmage'il on, seda nagu parem ta minu arust on. Seda rohkem prime ta läheb, jah. Ja kuidagi jah, et ma arvan, et tal on nagu teine prime veel ees, mingi Charles Woodsoni olukord või siuke, et et kui ta nagu ja cornerbackidega peab lihtsalt ettevaatlik olema, et nad kukuvad off the cliff päris kiiresti, vaata. Et nagu neil ei ole sellist seda küll jah, et aga ma ise mõtlesin, kui ta Los Angeles tahab minna, siis tegelikult Charles oleks ka päris põnev, kui aus olla. Seal Dervin Jameside ja asjadega koos hitida vendi, see oleks päris sõge tegelikult. Kas nad mängisid koos kolledžis ka või? Kes oli või? Ma arvan, et mingi aasta või 2 tegelikult võis isegi kattuda. Võib-olla Dervin ei olnud lihtsalt nii staar sellel ajal, aga need on jah Florida State'i legendid. Raiders võib-olla? Raidersisse võib-olla mahuks keegi ka siuke kultuurimees, vaata. Aga see raha number on päris suur tegelikult, vaata. Jah, ma just mõtlen, väga paljude satsidele, et ei ole ikkagi maksta ju. Ja tal on mingi suht jabur leping ka. Saintsida ei lähe. Saintsida ilmselt ei lähe, jah. Arvad, jah? Võib-olla on lihtsam välistada tagantpoolt, ma arvan Titansisse seda ka ei lähe. Aga ja võib-olla Pittsburghi ka mitte, aga me ikkagi istume ja ootame, mida Aaron Rodgers teeb. Et ma arvan, et tõenäosus on suur, et tema läheb Pittsburghi, aga Ülar, sina oled meil vist siuke Rodgersi uurija, et mis tundub. Ta käis Rogani podcastis, kui ma kuulasin selle ära ja tal tundub, et see pere, vaata mis ta ütles, et mille pärast ta pole otsust teinud, tal on pereasi, tal on vähk on seal sees, ta rääkis päris palju vähi research'ist ja sellest ja arva ära, kuhu see vähi research läks, nagu see rabbit hole seal Rogani podcastis, aga nagu sellest nad rääkisid päris palju, et see on see põhjus, miks ta on viivitanud ka oma otsusega, aga nüüd just kuskil mujal avalikul üritusel ütles välja, et Chicagosse ma mängima ei lähe, aga ma lähen pigem meeskonda mängima, kes mängib Chicagos see aasta Chicago vastu, ehk siis sellega ta ju põhimõtteliselt kinnitas ära, et ta mängib ikka see aasta, vaata, et retirement on off the table nüüd, et ja 2 varianti põhimõtteliselt Saints või kuradi Steelers, aga Saintsid ei lähe sama põhjusega, miks Ramsey sinna ei lähe, et Steelers tundub, et see on ja nagu Steelers võtab mega rahulikult ka sellega, et ma arvan, see Rodgersi uudis tuleb siin juuni peale mandatory minicampi, ma arvan. Jah, ma arvan ka ja ma arvan, et me võime suht arvestada, et see nii läheb ja kui Rodgers ei tule, siis ma ei tea, võib-olla tagavaraplaan on Kirk Cousins, aga ma arvan, et see võib-olla ei ole ideaalne stsenaarium. Aga jah, kuna me oleme off-seasoni see periood, kus uudised on võetud ja midagi justkui peaks nagu NFL-ist rääkima, aga samas nagu ette järgmist hooaega vaadata natukene nagu keeruline, siis
mõtlesime, et teeme täna siukse harjutuse, et me teeme kõik breakout mängijad või ma isegi tea, kuidas seda nüüd nagu läbimurde eel mängijad nii-öelda, et me panime nagu kriteeriumi, et 2 aastat NFL-is olnud ja pole Pro Bowlile nagu jõudnud või Pro Bowlile valitud siis nii-öelda, et mängijad, kes ei ole seda suurt sammu veel teinud, aga kes nagu justkui peaksid seda tegema, et oma tiimi nagu siis mingist lävest üle viia, olgu see Super Bowl või mis iganes. Ja siin on teine asi ka, mida sa peaksid mõtlema, on see, et just tiimi ehituse koha pealt. Tihtipeale me paneme liiga palju haipi rukkide peale, aga kui palju tegelikult on rukkisi, kas esimesel aastal kohe on immediate impact su meeskonna jaoks. Pigem on need vennad, kelle sa draftisid eelmine aasta, üle-eelmine aasta, on nende 4. aasta NFL-is, vaata, see on see aeg, kui sa peaksid saama selle mitte maksimumi, aga selle esimese suure sammu sellelt mängilt kätte. Sest kui sa top 5 pikid, võib-olla sa tõesti sa ootad oma paganama Game on Dibitolt kohe mingi korrati 10 säki hooaega, aga nagu isegi esimese raundi lõpu pikidel nagu, sa ei saa oodata mingit nagu staari kohe vaata, aga nüüd kolmas aasta on see juba, et kuule esimese raundi pikk, et ma ootaksin vähemalt sinna legit NFL starter, kui mitte siuke Pro Bowl level juba oma positsioonil natuke on ju. Ja see ongi, et jube lihtne on öelda teise aasta mängijad, et Malik Neighbors teeb mingi suure hüppe või Marvin Harrison teeb suure hüppe, aga see on nagu nii loogiline või Nate Wiggins või keegi, et pigem just ongi see, et väike vihje, aga jah, et me just vaatame nagu mängijad, kellel on mõned aastad juba selja taga, aga et nad on olukorras justkui, kus nad võiksid seda teha, mis iganes põhjustel, et ma ei tea, Ott, pane käima, kes sinu esimene läbimurdja on see aasta? Mul on muidugi esimene läbimurdja pole isegi nimi, aga see oli lihtsalt seepärast, et mul ei nii, kuna me rääkisime, üks reegel veel, mis me panime, see, et me saame ühe hoomeri panna, et nii-öelda oma tiimist saad siis panna ainult ühe mängija maksimum. Kas Ülar üldse kasutas seda võimalust või? Igatahes, anyways. Jaa, on. Väga hea, aga mina panin sinna, mis ma ikka keerutan siin, et ma panin sinna Seahawksi running back number 1 ja miks ma panin running back number 1, mitte Kenneth Walker või Zach Charbonnet, oli sellepärast, et ma ausalt ei tea, kumb neist number 1 on meil järgmine aeg. Seepärast, et selle ülitugeva kaitsega ja sellise nagu okei liiniga mulle nagu tegelikult meeldiks Charbonnet rohkem selles mõttes, et ta on täpselt pigem siuke stiil nagu Marshawn Lynch mängis, ehk siis, et me rünnakul nagu lihtsalt jookseks aega maha ja nii-öelda lõhuks nagu sellega vastast. Aga Kenneth Walker on mega plahvatuslik ja tal on nagu võimalus põhimõtteliselt ühe playga joosta 60-yardine touchdown, et selles mõttes, kui temal on, kui Kenneth Walkeril on nagu liin olemas ja me päriselt seda teed lähme, siis see võib päris huvitav hooaeg tulla sellelt poisilt ka. Ülaril ei ole, jah. Jännis olnud pikalt. Jah, aga tal pole absoluutselt liini kond, see kui see olukordades palli on pidanud välja korjama, on täiesti jabur tegelikult. Ütleme nii, et need momendid, kus ta palli saab ja tal kaitsemängija kohe ees ei ole, need on pigem harvemad kui need, kus tal kohe keegi eetris on. Ja Kenneth Walker, võib-olla kõige suurem home run hitter Saquon Barkley kõrval running backi kohal, lihtsalt tema probleem on see, et kui Saquon saab oma 3 kätte, siis Walkeril on see oma, et linebackerid on tal süles, kui ta palli saab juba. Ülar, sul ei ole homerit, eks ju, ma ütlen see enda homeriga ära. On, jaa. Oi, okei, räägi, ütle enda oma. No minu homer siis on ja kus paganama arvuti peab lolliks, aga jah, Schmitz, mis ta keskmine nimi on? John Michael Schmitz, jah. Meie center siis, kes on ta 3. aasta. Ta tuli veits Andres Saisina sisse, ta on niikuinii nagu kasvu poolest on väiksem center, mis tähendab, et sa naturaalselt struggle'id juba suurte no-stacklite vastu. Kelsey on rääkinud korduvalt, Jason Kelsey sellest, et nagu mingi hetkeni sa ei saagi midagi paremat teha seal center positsioonil. Aga ta on iga aasta natuke sammu edasi võtnud ja nüüd on see 3. aasta, millest ma just enne rääkisin ka, et nagu see on see, kus sul on ootused üleval, sa on näinud seda projectionit, ta on räigelt tark nagu algusest peale rukkina kohe alustas esimesest mängust saadik, sest et ta NFL-i playbook jagas kohe ära, aga lihtsalt minu meelest füüsilisega ja tehnikaga on natukene jännis olnud, eriti eelmine aasta oli juba parem, aga nüüd, kui sul loodetavasti see meie left tackle, Andrew Thomas jääb nüüd paganema terveks see aasta, ta on räige X-faktor, sest ta teeb terve selle liini elu nii palju lihtsamaks, kui sul on see blue chip left tackle, vaata. Ja
eelmise hooaja alguses tegelikult John Michael Smith mängis päris hästi, kui Andrew Thomas oli olemas seal. Aga peale seda, kui Andrew Thomas sai viga, terve see mees ründeliin hakkas rotateeruma, mängisid erinevaid positsioone. Ründeliin on positsioon, kus sa tahad ideaalis, et sul on 5 mängijat, mängid terve hooaja samadel positsioonidel. Vaata. Et sul on see nagu chemistry olemas. Mida vähem sa neid kombinatsioone pead mängitama, seda parem on. Jah, et nagu ja pluss veel Brian Dable oli viimane aasta ka seal, ma ei tea, kas viimane aasta ka nagu You heard it here first. You heard it here first, guys. Cover 3. Ma arvan, et mul on siuke, see on Homeri take, aga nagu ma arvan, et tal on kõik asjad olemas, et teha see samm edasi see aasta. Centripossial siis. See on aus. Minu Homer valik, kellest ma olen ka siin väga palju rääkinud, aga on Rashad Bateman, kes tegelikult mingil määral tegi breakout eelmine aasta ära. Lihtsalt need numbrid võib-olla ei olnud nii suured, aga ta hooaja peale ma vaatan üle, püüdis regular seasonil 9 touchdowni ja kui ma eksis playoffis püüdis ka veel 2 tükki peale, et püüdis 11 touchdowni eelmine aasta selles ründas. Aga lihtsalt jah, võib-olla nimi, kes nagu, ma ei tea, kuskil fantasy ringkondades, käib läbi, ilmselgelt inimesed ootavad Rashad Batemanit palju asju, aga ta püüab päris palju touchdowne ja minu arvamus Rashad Batemanist on alati olnud see, et kui ta oleks nagu, ma ei tea, Justin Herbertiga või ma ei tea, Matthew Staffordiga või kellegagi, kes on tõeline siuke kantslinger, siis me räägiks temast nagu Keenan Allanist omal ajal rääkisime, et ülim route runner ja nad lihtsalt mängija, kes karjääri alguses sai vigastustega nagu hitti, aga nüüd, kui ta on väljakul on, siis ta on lihtsalt nii hea receiver ja teda on lahe vaadata ka, et omalt poolt lihtsalt loodan, et tema läheb. Aga jätkame, Ott, jätka breakoutiga. Ja mul on siuke karva tunne, et teistel läks ka veits nii, et kui nad mingit positsioonigruppi vaatasid, siis jäid sinna veits kinni, aga minu see running backi positsioon läheb edasi, et mina nagu arvan, et Jalen Warren võib see aasta päris kõva hooaja teha. Esiteks sellepärast, et tal enam ei ole vaja Najee Harrisega maid jagada seal Steelersis ja teiseks Steelersil ei ole ülla quarterbacki, ehk siis Steelers peab jooksma ja Jalen Warren nagu selle koha pealt on ta päris heas olukorras, et nii-öelda see breakout hooaeg teha, et ma arvan, et asi nagu võimaluste taha ei jää. Et pigem on see tema enda teha ja tegelikult nii palju, kui ta võimalusi on saanud seal Najee kõrvalt, siis ta on päris okei olnud. Ma kusjuures ilma naljata mõtlesin Najee Harris siia panna, aga ma mõtlesin, et tal vist ei ole breakoutid. Samal ajal kui Otil on tausta kaaselajad ka lihtsalt kuulajatele teadmiseks. Kui Ott rääkis running backidest, siis mul endal ka Tank Bixby, Jacksonville'i running back, sest mul tundub, et nagu Travis Etienne'i võib-olla ei ole nagu, ma ei tea, kas keegi on näinud Travis Etienne päriselt olemas on enam, sest nagu kuidagi mul tundub, et ta on Jaguarsist nagu nii välja söödud. Ja Tank Bixby tegelikult eelmine aasta tegi juba päris okei hooaja ja ta on kindlakäelisem running back, eriti sellises olukorras ja nüüd Liam Cohen tuleb sisse ja ma arvan, et kuigi talle nagu need dünaamilised mängijad meeldivad, siis ta andis ju Rashad White'ile väga palju palli, kes oli ka pigem siuke, jookseb liini ja saab oma 4 jardi kätte, kui sa tahad 3 ja ta saab 4 jardi, kui sa tahad 5, aga et Bixby, jah, Bucky lihtsalt tuli nagu välja, et ma ei tea, kas Travis Etienne on see mängija, kes nagu Bucky rollis on ja siis pigem Bixby on see, kes on pigem pall läheb talle nagu. Just, et pigem pall läheb talle, et ma arvan, et tal võib lihtsalt suurem koorem olla see aasta peal, et ta saab palli rohkem ja ma arvan, sellega ta võib. Eriti uues rünnaks ka, kus fookus on ilmselt söödul tegelikult. Jah, et nagu selle koha pealt nagu fantasy, siin on päris palju fantasy argumentiga, olgem ausad, tegelikult ma kuulasin päris mitu podcasti nagu fantasy breakout playerid, sest et see läheb kokku vaata üks ühele, et nagu, kui sa saad ju selle ründe nagu number 1 running back'i, see on päris väärtuslik vaata tegelikult ju. Tegelikult on ja me ei tea, mis see on, aga nagu kui sa saad selle kätte, siis jah, tehniliselt see on ju mingi 1200 jaardi jooksja ilmselt või kuskile sinna kätte. Ja kui ma võtan ise ka ründe poole peale, siis ma paneksin siia Dalton Kincaidi jälle 3. aastaga, see on minu see paganama argument, see on minu isiklik probleem sellega, et nagu minu meelest 3. aasta on see, kui sa on näitanud seda potentsiaali, siis see 3. aasta on see, kus sa peaksid tegema, sest et tihti, kui see 3. aastal tuleb nagu 4. aasta võib olla, 5. aastas see enam ei tule, kui see ole Geno Smith just, nagu see on ainuke erand põhimõtteliselt, et nagu tihti nagu tõenäoliselt on kõige suurem, et kui see juhtub 3. aastal ja mina paneksin Dalton Kincaidi puhtalt selle pärast, et tal oli üks halvimaid, Marvin Harrisonil oli sama stat, et kõige rohkem nagu uncatchable poole või mingisugused asju vaata, kus nagu quarterbacki pannud teda kõige paremasse situatsiooni ja teine asi,
kelle Buffalo tõisi juurde enda ründesse Peponi? Josh Palmeri või? Et nagu competition raskemaks tal kindlasti läinud, et Khalil Shakir on seal olemas, James Cook on running back'ina, Kenyon Coleman võib-olla võtab sammu edasi, aga ta on ka siuke nagu one trick pony natuke receiver'i peal, et nagu minu meelest Dalton Kincaid on positsioonis, kus saaks olla nagu feature element seal ründes. Et nagu nüüd tal on see võimalus ära teha see samm, et no potentsiaal oli ju kõva, vaata, eriti eelmine aasta rääkisime tast päris palju, aga seda see viga, vaata. Kincaid läheb umbes samasse ämbrisse võib-olla Kyle Pittsiga, kes on ka siuke nagu justkui võiks juba break, kuigi rockina võib-olla breakoutis, aga et midagi on kogu aeg nagu puud olnud ja alati oodatakse nagu paljud nendelt kahelt mängijat. Mis Kincaidi kasuks räägib selles mõttes, et ei ole veel seda juhtunud see, et tegelikult Dawson Knox on ka pagan hea tight end seal samas tiimis, et selles mõttes on tal nagu Kyle Pitsil ei ole reaalselt mitte kedagi, kelle taha pugeda nagu nii-öelda sellest, et ta lihtsalt ei performi. Et jah. No aga Ott, sul endal on listis üks tüüp, kelle taha Kyle Pits paraku jääb. Jah, et jääme ründe juurde ja kusjuures Ülar väga huvitav, et sa rääkisid sellest fantasy'st, sest mina ka siin lõpupoole hakkasin nagu sinna suunas vaatama, et kes nii-öelda seal performiksid ja siis huvitav, kes nendest on Pro Bowlile jõudnud ja nii edasi ja siis ma jõudsin siukse venna juurde, kes nagu minule mõneti üllatuslikuna, väga stabiilne mängija, väga hea mängija, fantasy's suurepärane tööriist, Drake London, et tema kasuks, eks me teame ju, tal on ma arvan, iga hooaeg, mis ta on mänginud, tal on Pro Bowlil pole väga palju jäänud ja selles mõttes, et tema kohta nagu breakout võib-olla on natuke nagu keeruline öelda, sest ta on 1000 jaardi hooaeg on juba teinud nagu, aga võib-olla siis jah see, et ta nüüd teeb selle Pro Bowli hooaja ära, et tegelikult receiver'i positsioonil see Pro Bowli award on päris suur asi, sest tegelikult sa oled siis ikkagi nagu top of the crop nagu päriselt, et ja miks mitte Drake London selles suhtes nüüd, kui neil Michael Penix tuleb juurde ja nii-öelda mängib suuremat rolli ja nii-öelda Michael Penix hooaja lõpus tõi seda särtsu veits juurde, et esimene vend, kes sellest nagu abi võiks saada, on ju Drake London. Jah, 100%. Ja kas tal on ka 3. aasta? Kas ta läheb 4. või? Vist läheb 4. on jah? Kontrollime 2-1 üle, jah? 4. aasta hakkab tal, jah? Okei, et noh, see on see rookie viimane aasta. 1300 jardi, vau. Jah, ta oli peaaegu 1300 jardi. Olite esimese raundi pikk või teine? Ta oli 10. pikk, jah? 10. pikk, jah, sest tal on tal on 2 aastat veel ja õigus ta vaganama, see pekiti üles ka 50 option, et 2 aastat on veel, ei ole kontrakti jääl hetkel veel. No need receiver'i kontraktid, Drake London võib $30 miljoni mees olla. Drake Londoni selle viimase hooaja, quiet hooaja stats on päris sõge tegelikult, 1271 jaardi, 100 receptionit ja 9 touchdown'i. Jesus Christ. Seal meeskonnas on teine veel ja Bijanist rääkisime ka mingi, aga Bijanil stat on ka jabur tegelikult, nagu suht 2 silma vahel. Aga ma jään siis running back'ide juurde veel, tegelikult ka võib-olla mängija, kes eelmine aasta tegi oma breakout'i mingil määral ära, aga ma arvan, et ta roll võib see aasta suureneda, on Chase Brown, Cincinnati running back, kes on nagu, ma just arvan, et ta võib nagu passing game'is mingi järgmist sammu teha, et ta eelmine aasta jooksis 990 jardi, läheb 3. hooaega muidugi. Aga püüdis 360, ta püüdis 54 palli eelmine aasta tegelikult ja teda kasutati screen game'is igal pool ka, et nüüd kui me enam-vähem teame, mis Cincinnati plaan rünnakus on tegelikult, siis ma arvan, et Chase Brown võib selle peal päris palju süüa, et need kaitsed hakkavad pikka palli kaitsma nende 2 receiver'i vastu ja Chase Brown on just seal all olemas, et ka mängija, kes tegelikult ei üllataks kedagi, aga lihtsalt ma arvan, et ta numbrid võivad see aasta päris suured olla, eriti kui seal rünnakul ma ei tea, võib-olla kaitsed leiavad midagi ja panevad mingi shelli peale sellele rünnakule ja Cincinnati struggle ib, siis Chase Brown võib nagu väga oluliseks saada neile seal. Ja pluss tal on vaata see receiving ability ka vaata, et nagu see ründas, eriti kus see on rünne, mis on väga-väga pass happy, ütleme nii vaata, et ja nüüd see aasta, kuigi Zach Moss on vist alles tegelikult seal, aga see aasta ei ole isegi küsimus, kes see feature back seal on, eelmine aasta oli vaata, et headed monster kuni Zach Moss sai viga, vaata alguses siis nagu Chase Brown sai selle rolli kätte ja minu meelest on tema asi nüüd see hoida ja sellega plahvatada umbes niimoodi nagu Joe Mixon oli seal, Joe Mixon. Mixon, just, et mingi hiiglasliku mängu, mingi 5 touchdowni mängu saab Chase Brown võib-olla see aasta, et plahvatab seenile. Aga Ülar, on enda omasid? Esimene kaitse oma või? Vist jah, teil on siin kirjas küll paar tükki, aga... Mul on ka üks. Jop, et Keon White,
ma kuulasin Floret ja Simsi ja Chris Sims tõi ta välja ja mul kohe käis linnuke peas ära, mul tuli kohe meelde eelmise aasta week 1, kus ta oli 2,5 säkki, vaata. Aga siis ta sai ju viga seal hooaja keskel ja minu arust tal ei saa enam ideaalsemat peatreenerit olla, kui on Mike Vrabel, kes mängis samad positsiooni nagu Keon White ja Keon White on näidanud seda potentsiaali, seda flashi, vaata, aga nüüd on vaja terveks jääda ja Harold Landry kõrval, kus sa saad õppida tema käest ka kui veterani käest, vaata neid pass rush move natukene, et see on minu meelest, ta on nagu ideaalses positsioonis teha breakout year, on 10+ säkki sinna kanti tegelikult, eelmine aasta ta oli on pace, aga siis ta sai viga, vaata. Et selles suhtes minu meelest on väga heas positsioonis, pluss ta on ehitatud nagu kuradi ma freak, noh. Nagu see, ta näeb välja ka mingi 32, aga noh, pole hullu, ta ei ole nii vana veel. Jah, näeb küll, ma pidin üle kontrollima. Jop. Ott, anna enda. Mina jään oma püüdjate juurde ja siin ma annan veits laavi Pete Carrollile ja Geno Smithile, et Jacoby Myers tegelikult eelmine aasta tegi väga radari aluse hooaja, oli vist, kus tal mingi lõpuks ei olnudki ühtegi droppi või mingi siuke debiilne stat tal eelmine aasta oli. Et selles mõttes tegi üle 1000 jaardi ka ja ta tegi üle 1000 jaardi põhimõtteliselt ilma quarterback'ita, et nüüd kui tal on Geno Smith olemas, kes on siin teisigi 1000 jaardi receivereid, kes on Pro Bowlile läinud siin toitnud wink-wink, siis miks mitte Jacoby Myersil ka see niisugune kõva aasta teha ja jätkata oma produktiivset Raidersi karjääri. Sest tegelikult ju ta on ju wide receiver 1 seal meeskonnas või Brock Powers on tõenäoliselt nagu number 1 option, aga Myersile, nii palju kui meil Jack Besh võib-olla meeldib, siis ma arvan, et Myers on see mängija, kes tegelikult seal seda palli saama hakkab suures osas. Jep, et Geno viskab, aga samas vaata, ma ei tea, kui hästi ta sobib Genoga, Geno rohkem nagu deep ball hitter, vaata, Jacobi ei ole just ju, nagu ta on rohkem positsiooni receiver. Ma ei tea, samas ju JSN pani ka siin 1200 jaardi hooaja Genoga, et ma arvan, et Geno puhul on, ühesõnaga, eks Geno on siukene vend, et ta on 35, aga ikka areneb kuidagi, ma ei tea, ta on siuke huvitav, et ma nagu ise arvan seda, et selles mõttes võib-olla tõesti see sobib sulle kõige parem, aga just see JSN eelmise aasta hooaeg nagu tõestis minu jaoks veel neid Jacobi aktsiaid, sest et Jacobi on natuke nagu võib-olla sarnase tüübiga receiver nagu. Jah, ma toon siis oma kaitsemängija ka välja. Ma siiani ei suuda uskuda, et Washington Commanders ei võtnud teda. New England Patriotsi corner Christian Gonzalez. Commanders siis kuulsalt valis Emmanuel Forbesi enne ja Forbes vist, ma ei tea, kas ta NFL pole meil. Jah, et Gonzalez on, me rääkisime temast, ta on üks neist corneritest, kellega me saime nagu korralikult drafti ajal siin nagu rääkida ja freak ja prototüüp vist nagu selgitab kõige paremini teda ja eelmine aasta, mis ta suutis teha man-to-man'is NFL-i parimate receiverite vastu, tegelikult oli suurepärane, lihtsalt see Patriotsi kaitse oli, mis ta oli, et ma arvan, et Gonzalez, ma pidin kontrollima üle, et ta ei olnud Pro Bowler, aga ta ei olnud. Ma arvan, et Christian Gonzalez on concussionid ja mingid jalad ja mis iganes, et eelmine aasta ma arvan, ta ei saanud puhtanud selle pärast, et Patriots sai 4 võitu. Ma ei tea, minu arust nagu kõik muu oli küll tal olemas. Ta on nagu ukse lävel, et ta see mõttes olla selles Patrick Surtani ja selles vestluses minu arust, et ta võib selle hüppe täiesti vabalt teha, eriti kui see kaitse, see kaitse ei olnud ka eelmine aasta hea, aga kui nad teeksid ühe väikse sammu tiimini edasi, siis ma arvan, et Gonzalese haip kohe kerkiks sellega. Ülar. Ja ma üritan ikka ründeliinile laavi anda siin, et mul on 2 ründeliini venda 5 ja samast drafti klassist nagu John Michael Smith, et Peter Skoronski, kes oli siis number 1 ründeliini esimene ründeliini mängija valitud 2023 aasta draftis, mängis tacklit oli Northwestern või oli Washington? Üks lilla meeskond. Mulle valatas hästi need 2. Minu meelest oli Northwestern. Northwestern vist, jah. DCU aga lilla, sorry. Aga kohe vaatame üle. Northwestern, jah. Ja mängis tacklit seal on ja, aga siis NFL-is oma kätepikkuse teema on ja mis oli see aasta Patriotsist rääkides, siis nende Campbelliga väga sarnane situatsioon, aga NSC-st on left guard ja esimene aasta startis korralikult, eelmine aasta võttis sammu edasi, paremini
ja nüüd miks ma eeldan, et ta mängib see aasta, võtab selle järgmise sammu, on see, et esiteks vana Callahan on ta ründeliini coach teist aastat järjest, ehk siis mitte Bill Callahan, on ju? Ei, mis ta nimi on nüüd? Bill ja Brian on poeg. Jah, Brian Callahan on peatreener ja siis ründeliini coach on siis Bill Callahan, kunagine NFL-i peatreener samamoodi ja üks parimaid ründeliini coach'e tegelikult NFL-is ja nüüd on teiseks ju nad võtsid, võtta mul on blängin praegu, Leighton on olemas ja teine tackle on veel ju. Võtsid see aasta endale. On küll, HP, kes see nüüd on? Mul on blank praegu. Dan Moore, Pittsburghi see suure raha eest. Dan Moore'ina nad maksid liiga palju, aga sa saad vähemalt adekvaatsest tackle endale lõpuks. Ja oli küll niipidi, jah. Aga no mis see annab jällegi, millest ma rääkisin John Michael Smithi poolt ka, et nagu kui terve ründeliini unit on parem, siis individuaalsed mängijad paistavad ka rohkem välja, vaata. Et nagu Skoronski ja minu meelest on ideaalses positsioonis võtta see järgmine samm edasi ja olla see nagu Pro Bowl level guard. Et pluss veel, kui sul on uus rookie quarterback, siis on natuke rohkem attentionit ka ja see ründeskeem on ka siuke sõbralik ja kes need, ma praegu blängin, nad ju võtsid ühe jooksja ka endale ju. Nad võtsid selle Mullingsi hiljem, aga ma just vaatasin ka, neil on Pollard ja Spears ja Julius Chestnut on nagu need esimesed 3. Pollard ja Spears, Spears on see, kes mulle meeldis, kui ta draftist selle tuli, keda pole suutnud teha jälle ka, on ju. Just. Et jah, aga minu neljas mäng oli siis Peter Skoronski, et guard Titans siis. Jep. Ott. Selleks kaks vahekommentaari ja üks on see, et siis kui sa tahad olla pro bowler ja olla kehvas liinis või kehvas tiimis ja kaart ka, siis sa pead olema Joe Thomas'e tasandil, et see perennial pro bowler olla. Ja see on nagu next level shit enam. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, see, et kui ma hakkasin Gonzalez'e statsi uurima, siis mul siin Pro Football referents on kõrval ja miski pärast ta viskas Zane Gonzalez'e enne, võib-olla siis sellepärast, et ta on kauem NFL-is mänginud. Siis ma sain siukse huvitava fakti, et Zane Gonzalez'e nimi on, tal on 4 nime, ta nimi on Zane Holden Fortunato Gonzalez. Fortunato? Trivia of the Fortunato, jah. Fortunato on crazy. Fortunato on päris crazy. Oota, kes see üks kicker oli, kelle nimi oli mingi appi või no good või mis kuradi nimi tal oli? Jaa, oli küll, aga see oli college või? Vist küll, või järsku oli isegi mingis training campis või kuskil NFL-is. Okei, ja oli küll, jah. See oli umbes mingi Mihkel, ma löön mööda, oli ta nimi, see ei sobi eriti hästi. No good'i peale ma mõtlesin kohe. See on hea nimi ju. See on mingi mõõda stage nimi peaks olema. Oi vei, aga tagasi tulla siis oi vei, jah. Tagasi tulla siis breakout mängijate juurde, siis minul on ka üks kaitsemängija mahtus siia ära. Tegelikult mul oli alguses seal väike sohiga võetud mängija, ma ei räägi sellest, sest see oli, ta oli ainult ühe hooaja NFL-is olnud, aga ta oli no ma enne rääkisin juba. Korra mainiti. Ja korra mainiti ära, aga ma jään sama possa peale enam-vähem ja võtan Jalen Petri ehk siis Texansi kaitse väärib ja saab siin kohal kõvasti tunnustust, et see härra nagu on üks tugitaladest ühes NFL-i tegelikult paremates secondarides, kui niimoodi öelda ja see, ma arvan, et seal rohkem ei olegi vaja öelda. Ja nüüd, CJ Gardner-Johnson tuleb sisse ja Stingli sai just makstud Kamari Lassiter eelmine aasta tegi play-off'is suure hüppe, et see Texansi kaitse võib olla väga jõhker see aasta. Eriti see front ka, Hunter ja Allen. Nende see kaitse on ikka ebareaalselt stacked jah, et igale poole, kus sa vaatad, sa näed nimesid reaalselt ja nimesid, kes produusivad. Al-Sahir on ka linebackeri peal tagasi, et pole suspended veel. Ülar, anna enda viimane, ma jätan best for last. Ma siis cheatisin, sest et Ott cheatis alguses ja ma võisin ka cheatida, aga siis Ott back off'i, siis ma olen ainuke cheater praegu siin. See on küll kurb. Miks sa nii küll tegid, Ülar? Ma ei tea, huvitav, miks ta. Johnny Newton siis defensive tackle Washington Commanders, nagu mulle ta teip oli nii hea kolledžis, kui ta tuli eelmine aasta, aga tal oli ees Jonathan Allen ja Daron Payne, 2 Pro Bowl level defensive tackle'it, ta väga palju mängida ei saanud, aga kui ta sai mängida, Jonathan Allenil oli vist vigastus, kui ma eks, siis ta sai tema asemel mängida siin paar mängu ja mängis
tegelikult väga hästi Johnny Newton ja nüüd Jonathan Allen on ju Minnesotas, kui ma eksi, on ju, et nüüd on see positsioon vaba, sest et Daron Payne on see puhas nose tackle, nüüd on Johnny Newton saab olla see pass rushing 3-tech seal kõrval, mis on nagu väga-väga õige roll tema jaoks ja kes endi peal neil on tõid sisse paar veterani jälle, on ju. Tõid küll, jah. Et Armstrong on vist sealt Tallasest tuli kaasa, on ju, ja siuksed vennad ja et nagu tal põhimõtteliselt point on see, et nagu Johnny Newtonil ta võib olla aasta lõpuks kõige parem kaitseliini mängija sellest grupist, et nagu ta ceiling on nagu nii high. Kurat, see age group on jah, Torrance Armstrong ja Dietrich Wise, noh. Et jah, kuidagi Cleveland Ferrell tuleb sealt tagant, et noh, see kaitseliini tugevus on keskel selgelt selles mõttes, seal on Daron Payne ja Javon Kinlaw tuli ka juurde ja nüüd. Linebackerid on ka päris solid, vaata, see aitab ka kaasa natuke. Jah. Frankie Lugu lihtsalt hüppab üles minu enda tavaliselt. Rääkides tushpushist. Kusjuures see Johnny Newtoni koha peal ma annan siin Homer Laavi ka, ma olin lähedal, et Byron Murphy ka panna, aga ma ei saanud teda panna, sest see oleks olnud cheatimine. Aga Byron Murphy, kes mul ka listist läbi, aga vaatasin kurat. Ja mul ka. Byron Murphy'ga vaata on lihtsalt see, et esiteks ta, statistiliselt tal eelmine aasta ei olnud hea hooaeg, aga tegelikult see vend oli jõhkralt double tiimitud ja nagu jällegi game tape'i peal ja advanced statsi ja kõige selle järgi ta oli ebareaalselt hea liinivend. Ja mis tema kasuks räägib on see, et meil on Big Cat ikkagi veel alles on ja meile tuli ju DeMarcus Lawrence ka juurde edge'i peale, ehk siis seda ründeliini hakatakse rohkem laiali tõmbama, nad ei saa enam Byron Murphy'l nii palju tähelepanu panna, mida ma arvan see, et Byron Murphy hakkab sööma nagu, sest noh, ründeliin lihtsalt peab mingi otsuse tegema, kas sa lased Big Catil tulla, kas sa lased DeMarcus Lawrence'i tulla või sa lased Byron Murphy tulla ja ma arvan, alguses lastakse nooremal poisil seal tööd teha, nii kaua kuni stats hakkab tulema. Big Cat ehk Leonard Williams. Ja siis mul on Big Cat alati pardon my take nagu. Ja, Big Cat ja BFT. Ja best for last Anthony Richardson. Ei tegelikult. Ma mõtlesin nagu... Kui palju hüüumärke sul seal on, sa võid seda ütlema. Mitu hüüumärki sa panid Anthony Richardsoni taha? Ma panin mingi 8 hüüumärki ja 3 ühtega lihtsalt igaks juhuks, et oleks ikka nagu selge. Kui me selle osa nagu lõikame, siis võiks selle Anthony Richardson just nagu tuimalt ära lõigata lõpu. Panna kõik. It's over. Ma tahtsin lihtsalt seda nagu kasutada Jordan Love'i ja Justin Fieldsi sisse toomiseks ka võib-olla lihtsalt nagu quarterbackide osas, et kes need breakout vennad on, et me korra rääkisime Trevor Lawrence'ist ka, et noh, Richardsoni breakout oleks starter ja ole Daniel Jones'ist parem, mis noh, ei ole väga hea lahendus, aga noh, Jordan Love võib-olla on nagu mängija, kes kui noh, peaks selle sammu tegema, siis kas me räägiks temast kui nagu mingist MVP kandidaadist ja noh, Justin Fields pigem on vist siuke mängija, kes noh, lihtsalt tahab järgmist lepingut saada ilmselt, et lihtsalt jah, mõned quarterbacki nimed, kes ei ole tingimata noored, aga noh, tegelikult neil on võimalus praegu, ma ei tea, Richardsoni näol võib-olla, kellel on viimane võimalus või Fieldsil isegi ja siis Jordan Love'il, kellel on nüüd nagu alles see karjäär tehniliselt ees, et kui te neid 3 nime vaatate, Ott, siis noh, kellelt sa nagu kõige rohkem see aasta selles mõttes ootad? Mina isiklikult arvan, et Jordan Love on selle koha peal, kus nüüd siis hakata, no selles mõttes Jordan Love on väga hea siiamaani ka, et ta on tegelikult seal, ütleme, Pro Bowli piiripealne mängija olnud ikkagi need viimased 2 hooaega, kus ta päris polnud. Tal käib vaata hästi üles allas asi nagu. Ega tal esimene aasta oli ju täpselt samamoodi ju ta nii-öelda aasta lõpul kõva. Esimese 2 weeki pealt ta oli ülikõva, ta oli nagu hakkas seal igale poole põhimõtteliselt rekordiraamatutesse minema ja siis ta pani minu arust kas äkki 5 hooaega järjest või 5 nädalat järjest pani täiesti prügi ja siis hooaja lõpp oli tal jälle super nagu. Et selles mõttes jah, ta on veits üles alla, aga noh, kui tal on ju 4000 hooaeg juba siin kirjas 32 touchdowni oma, et selles suhtes see väike sophomore slump, mis tal oli, ma arvan, see hooaeg ta nii-öelda paneb selle pildi kokku ja sellepärast ta sobib siia listi, vaata. Nagu tegelikult nagu siin on, ta on vaata flash'inud, ta näitab flash'i, aga stabiilsus on puudu ja noh, see ongi erinevus, nagu stabiilsus ongi võib-olla kõige suurem erinevus nagu staari ja mitte staari vahel nagu. Seda nagu meil kõigil on häid päevi, vaata, kus seal kõik läheb niimoodi nagu peaks minema, aga kas sa suudad seda stabiilselt teha, on erinevus, vaata ja noh, Laav on näidanud seda flash'i, tal on kõik tuulid olemas, pluss Matthew Golden ju.
ma just hakkasin ütlema. Et noh, kui neil on nüüd päriselt mängija wide receiver 1, kes suudab nagu man-to-man'i beatida, siis tegelikult noh, peatreener on ju ka hea. Et tegelikult Jordan Love'il on kõik need tool'id olemas, et olla see mängija. Kusjuures päris crazy, et nii-öelda enda sellel de facto rookie aastal, ehk siis kus ta päriselt esimest aastat mängis, ta ju, see stat on tegelikult päris söge, et ta Pro Bowlil ei saanud, et 4159 yardi, 64,2 completion percentage ja 32 touchdown 11 inti vastu. Ja pluss ta ju, ma arvan, sellest 11 intist mingi suurusjärk vähemalt 5 ta viskaski seal esimese poole hooaja peale, et ta lõpetas ju hooaja mingi, ma ei tea, täiesti insane touchdown to int ratio'ga, et selles mõttes päris naljaks, et ta too hooaeg nagu oma Pro Bowli juba kätte ei saanud, aga quarterbacki raske saada ka vaata, tegelikult. Ei, on küll jah, see oleneb. Nüüd on NFC-s võib-olla isegi lihtsam kui nii-öelda varasematel aastatel, sest et tegelikult top talentid seal nii palju ei ole ja NFC-s on ka see, et need quarterbackid, kes nii-öelda koha sul ära võtavad, jõuavad play-off'is ka tihtilugu suht kaugele, et võtame siis Virtsid ja asjad, et selles mõttes, et nagu pigem ma arvan, et tal on nagu see vormistamise küsimus, kui ta nüüd Kalju otsast alla ei kuku, siis tegelikult nagu see on tema nagu võtta, tähendab tema anda see auhind ära, kui nagu teiste korjata, et ta on tuulid võiks olla olemas. Aga jah, need on meie 15 või isegi 17 siis. Breakout mängijad, kindlasti on neid rohkem kui kes lõpuni välja kuulanud on või kes ühesõnaga saatke enda omasid ka oma tiimidest või mängijad, keda me unustasime, et lisage meile sinna, kirjutage chati või kirjutage suurde Ameerika jalgpalligruppi Facebookis ja võtke ühendust, kui tahate suvepäevadele tulla, võtke ühendust, kui tahate Ameerika jalgpalli mängida. Võtke ühendust, kui tahate lihtsalt juttu ajada mida iganes, et suvi on ees pikk ja meil on vaja eetrit täita ja meil on vaja siin huvitavaid teemasid läbi võtta, et kui teil on küsimusi või teemasid, jututeemasid, asju, mis te tahate, et me arutaksime, siis kindlasti andke märku, et meil on selles mõttes iga kord lihtsalt nagu nii hea meel, kui keegi nagu võtab ühendust ja suhtleb meiega nagu kuulajana, et inimesed, kes siin lõpuni välja kuulavad, andke märku endast alati, et seda on tore kuulda. Jep, ja me oleme kogu samad vennad millegi pärast nagu. Juhan, ma nägin sind telekas eile. Mis Juhan telekas tegi? Korvpallilauda vaatas hästi lähedal. Okei. Juhan väike asjapulk seal unipukis. Juhan ise sõitis Kalevi spordihalli teise laua järgi võib-olla. Aga jah, vaadake Kossu. Eesti ja NBA-d ja mida kõike veel ja vaadake flag football ja vaadake, loodetavasti vaatame sügisel kõik koos Tartus mänge ja sügisel vaatame loomulikult siis koos NFL-i. Et jah, üks nädal hooajale lähemal ja järgmine nädal või see Ülar tuleb siis teie Ott Eerikuga osa, on ju? Just nii, et võtame siis viimase 2 nädala ILF ja GFL-i tulemusi kokku. Dresdenis oli 13 000 vaatajat teil pühapäeval. Wow. Nagu what the fuck, okay. Nagu söge, nagu mingi suht lamp regular season game, nagu nad mängisid selle suure staadionil ka, aga nagu see on päris jõhker. See on sama stadion, kus GFL Bowl on see aasta ka, nii et eks näis palju see pileti hind oli? 20 äkki või oli 15 või? See on, nagu ei ole kallis ka. Jep, aga selle staadioni rent ma ei usu, et plussi tulid sellega ikka. Ei, ma olen nõus aga ma arvan neile midagi ei tasku, ma ei usu. Sest et see on nagu päris äge, väga äge. Väga šef. Loodetavasti Ülar saab ka 20 000 inimese ees mängida siin või Ott Eerik. Aga Tartus ei ole nii suur staadioni kahjuks. Või meie. Kui me olümpiale lähme, siis on A Le Coqile ka ei mahu. Palju A Le Coqile see on capacity? Mingi 10 ringis vist, jah? See on kõige suurem staadion ju Eestis. Jaa, see on söge. USA keskkooli. Kas see on Baltikum isegi suurim? Jah, see võib isegi Baltikumis olla, sest tegelikult vaata, me ju millalgi arutasime ka, et NFL võiks laieneda Põhja-Euroopasse, aga siis sa vaatad, et Stockholm ehitas just 50 000 staadioni ja see on ajalooline ehitis seal, et Euroopas ei ole neid nii kergesti saada.
ei ole jah. ma mäletan, siin põhja poole. ma tean, me oleme nii off the cuff, aga ma ei viitsi nagu seisma jääda, aga nagu ma mäletan, kui Villu ja Toomas rääkisid mulle, kuidas nad käisid Maple Bowli ehk siis Soome meistriliiga finaali vaatamas velodroomil. Kui kurat, see oli nii backed ja nii lahe oli. Palju seal inimesel mingi 1000 või? Palju seal mahutab üldse nagu? Et nagu see lihtsalt ja see printsiip nagu numbrid on tegelikult jaburad, kui sa mõtled niimoodi, et nagu mis NFL toob sisse vaata tegelikult vaatajatega ja või Ameerika jalgpalli üldiselt nagu USA's just ja. Et nagu see on söge tegelikult mõelda. Ja siis sul on Taylor Swift. Ja, see on täiesti omaette maailm. Aga kuule, aga sellega tõmbame otsad kokku. Järgmine nädal siis kuulake Ülarit Ott-Eerikut ja ülejärgmine nädal tuleme jälle üldise uudiste NFL-i osaga ja siis vaatame edasi, mis suvi kõik ette toob ja suvepäevad 12. juuli, pange kalendrisse kirja, varsti teatame ka millal ja kus või õigemini kus, mitte millal, 12. juuli on selge. Aga jah, sellega aitab küll tänaseks ja tšau. Tšau. Jau.